Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas esitada keskkonnas Moodle kontrollülesande lahendust. Hetkel on mul avatud minu tehtud lahendusfail, salvestan selle töölauale nimega aasta. Klõpsan selleks fail, save as, nimega aasta. Ning vajutan salvesta. On näha, et see fail nüüd on mul ka siin töölaual olemas nimega aasta.py. Nüüd polegi muud, kui esitame selle ülesande keskkonnas Moodle. Selleks tuleb minna aadressile moodle.ut.ee, logida sisse ja avada meie kursus. Mina olen seda juba teinud. Siin on ülesanne muutujad, kontrollülesanne. Klõpsan selle peale, leiab selle siis esimesest sektsioonist ja siin all on muutujad, kontrollülesanne. Klõpsan sellele, avaneb lühike tutvustus, kuidas ülesannet esitada. Mina aga klõpsan esitamine ja siin on nupp vali fail. Seejärel klõpsan choose file ja nüüd leiame töölaualt ülesse meie faili aasta.py ning open. Klõpsan lae see fail kursusele. On näha, et see fail on siin olemas ja klõpsan esita. Seejärel jätka. Arvuti kontrollis esitatud faili üle ja annab tagasisidet. On näha, et hetkel indeks on mitte arvestatud, see tähendab, et midagi oli valesti. Lisaks saame vaadata kommentaari. Klõpsan siia plussi peale ning kommentaariks on ei leidnud muutujat nimega aasta. Ülesande parandamiseks on 2 võimalust. Esiteks saame programmeerida oma ülesande uuesti. Teeme parandused ja esitame selle keskkonnas Moodle uuesti uuele failina, nii nagu me seda praegu tegime. Küll aga teine võimalus, kui on vaja näiteks väiksemaid parandusi teha, on siin samas võimalik seda faili muuta, klõpsates redigeerimine. Ja siin aknas saamegi seda faili muuta. Kui parandus on sisse tehtud, tuleb vajutada salvesta ja uuesti kontrolli. Hea on siin juures see, et kohe kõrval antakse ülesande kohta tagasisidet. Mina aga kasutan siis seda esimest võimalust ja parandan faili oma arvutis. Ja seejärel postitan selle uuesti Moodle'isse. Vahepeal olen ma oma faili ära parandanud ja nüüd tahan ma selle uuesti esitada. Klõpsan selleks esitamine, vali fail, choose file ja oma töölauad leian taaskord üles aasta. Open, lae see fail kursusele ning samamoodi esita ja jätka. Nii, seekord on juba parem seis. Olen saanud hindeks arvestatud ja kommentaariks OK. Seega on ülesanne õigesti lahendatud. Lisaks on siin ka link lae alla. Ei see tähenda, et fail visatakse kuhugi lae alla, vaid siit saab siis esitatud faili laadida ka enda arvutisse. Nüüd nägite, kuidas esitada kontrollülesande lahendust Moodle'isse ning vajadusel teha parandusi. Edu katsetamisel!